Vaatame nüüd, mida siis 2026 toob igale ascendendi ja päikesemärgile. Vaatame nüüd siis, mida toob 2026 aasta kaksikutele, nii kaksikute ascendendiga inimestele kui ka kaksikute päikesega. Me teame, et Neptuun, Saturn liiguvad meil kohe aasta alguses, 26 jaanuar liigub meil Neptuun jääramärki ja teie jaoks tähendab see seda, et sõprussuhted, grupid, tulevikuvisioonid võivad olla siit alates idealistlikumad, hägusamad, sellepärast et Neptuun laseb nii-öelda piiridel kaduda ja te hakkate võib-olla inimesi, sõpru, sõbrannasid, gruppe kergemini idealiseerima, eeldate väärtuste ühtivust, usaldate rohkem, aga fakte ei kontrollita, et sealt võivad tulla ka sellised uued suhted, kus võib-olla ei ole need tagamaad sellised, nagu te arvate. Et jälgige siis uusi suhteid, uusi sõprussuhteid eriti hoolega. 14. veebruar läheb ka Saturn jääramärki ja puudutab sedasama valdkonda siis järgnevad 2 aastat vähemalt, et siin Saturn toob küll võib-olla piirid ja vastutuse, et kui Neptuun on teile sellised hägused roosad prillid võib-olla ette andnud, mis puudutab sõpruskonda, siis Saturn tuleb ja ütleb, et aga tegelikult on nii, sellepärast et Saturn on piirid, vastutus, realistlik hindamine ja et Neptuuni udu ei jää enam uduks, sellepärast et Saturn hakkab teie seltskonda siin puhastama, et sellised pindmised ühepoolse kasuga või sellised mittesobilikud sõprussuhted lihtsalt kaovad ära või te hakkate neid nägema. Et sellised projektid hakkavad ka läbi kukkuma, et väga tore idee, aga kes seda teeb või kuidas me seda teeme, et Saturn ei toeta kindlasti sellist tühja juttu ja sotsiaalne ring ja sõpruskond, üldse sotsiaalsed üritused, neid jääb siin ilmselt vähemaks, väiksemaks ja võetakse siis ära need kontaktid, mis ei kanna vastutust, ei toeta teid päriselt ja alles jäävad siis need, mis on siis nii-öelda töökindlad, need inimesed, kellega saab midagi päriselt üles ehitada. Ja teie tulevikuplaanid samuti siis testitakse läbi, sest et see on unistuste ja sihtide valdkond, Neptuun tahab suurt visiooni, Saturn tahab konkreetset plaani ja võib-olla ka ajaliselt mingisugust asju siin paika panna, et kui teil on eesmärk, mis on seni olnud selline, ma ei tea, ma kunagi teen, siis see 2026 tuleb panna paika konkreetsed sammud, mis ajaks me seda teeme, mis ressurssidega me teeme. Kui seda ei ole, siis see plaan lihtsalt variseb kokku. Mitte sellepärast, et see oleks vale, vaid sellepärast, et hetkel on see ebarealistlik. Ja teie jaoks tegelikult töötab siin väga hea aspekt, kui teil on nüüd kaksikute päikene, mitte siis kaksikute ascendent, aga kaksikute päikene, siis see tähendab seda, et Saturn teeb mingil hetkel kui teil on nüüd päike kaksikutes kuni 9 kraadi, siis 2026 aasta jooksul Saturn teeb teie päikesega positiivse aspekti. Ja see teeb selle loo palju paremaks, sellepärast et siin ei tule sellist Saturni suurt võib-olla masendust, ta tegelikult annab teile võimalusi, aga neid võimalusi tuleb siis ka ära kasutada. Kui neid võimalusi mitte kasutada, mitte võtta vastutust, mitte alustada uusi projekte või olla distsiplineeritud, siis ta jah, lammutab seni mingeid asju, kuni te hakkate oma võimalusi kasutama. Aga iseenesest väga positiivne aspekt. Kui me suudame rahulikult teha neid igavaid tegevusi nii-öelda, korrastada, struktureerida, panna siis kirja mingeid reegleid või paika mingeid reegleid, siis see toob siin päris kindlasti tulemuse. Et siin ei saa küll tormata, aga tulevad sellised väga püsivad ja pikaajalised, väga head tulemused, kui te alustate siin midagi. Ehk siis kõik, mis puudutab siis uusi alguseid, eriti veel koostööd, siis andke sellele struktuur,
ja tehke ära siis need igavad tegevused ja siis on sellel ka sellist selgroogu. Nüüd uraan siseneb teie märki 26. aprill 2026, mis tähendab seda, et teie jaoks saab olema järgnevad 7 aastat väga-väga pöörased aastad. Aga just see 26 aasta kevad võib olla väga suur pöördehetk. Et see lammutab nüüd selle vana mina täiesti maha. Uraanile ei meeldi vanad asjad, iganenud asjad, mingid sellised asjad, mis on nii-öelda aegunud, mis on väga turvalised, mitte vajalikud ja siin tekib väga tugev vajadus tegutseda oma reeglite järgi. Ehk siis uraan on alati rahutu, toob järske muudatusi ja lõpetab asju, mis piiravad ja toob hästi suuri kriise just selleks, et see vana ära lammutada, see, mis enam ei tööta. Ja tuleb olla siin avatud muutustele. Samas, kui teil on nüüd endal seismiselt tunne, et kõik see vana asi on nii igav, vana see pereelu näiteks on igav, see vana töö on igav, siis pigem võtta see kõik teadmiseks ja hakata ehitama sellist struktureeritud plaani, kasutada siis oma Saturni häid aspekte päikesega, struktureerida siis oma plaan, kuidas ma saan seda muuta, kuidas ma jõuan sinnani, et mul enam ei oleks igav, et mul ei oleks neid vanu asju, et mis ma selleks tegema pean, ehk siis ärge kiirustage, ärge põletage neid valu olemasolevaid sildu ennem, kui teil on uued juba valmis. Et ärge kiirustage. Ja samas, kui väljaspoolt tulevad ootamatud muutused, mis ei sõltu teist, siis tuleb siin sellega lihtsalt kaasa minna. Et siin ei ole mõtet vastu seista ja vanast kinni hoida, see laguneb siin nii või teisiti. Ja sellised kiired ootamatud olukorrad, mis tulevad siis väljast, nendega siis tuleb lihtsalt kaasa minna. Ja Jupiter kuni 30. juuni liigub tema ikka veel teie sissetulekute ja raha valdkonnas ja kasvatab kõike seda, mida te väärtustate. Seal on muidugi ka riskid, et kasvatate võib-olla kas siis kasvatate nagu sissetulekut ja oskuste väärtust näiteks, õpite midagi juurde, mis annab teile parema sissetuleku, see on väga positiivne, või te kasvatate kulutusi, et lihtsalt mul on vaja mentaliteeti, et see on ka Jupiteri selline, Jupiter paisutab kõike, ehk siis temal ei ole piire, tema kasvatab, võib ka üleliigselt midagi kasvatada. Siis 11. märts läheb meil Jupiter otseks, ehk siis ta sinnamaani ja retroliikumises tegelikult siin võiks olla hea aeg siis kasvatada oma sissetulekuid, oma ressursse ja alustada siis mingite uute asjadega, teha mingeid otsuseid, mis muudavad teie sissetulekuid suuremaks, aga siin tuleb arvestada sellega, et kuni 20. märts oli meil veel Merkuur endiselt retroliikumises, ehk siis kuni 20. märtsini ma veel ikkagi ei alustaks, otsiks veel infot, võib-olla saate veel midagi muuta, tuleb oluline info, mille põhjal te saate paremaid otsuseid teha, ehk siis ärge veel lõplikult nii-öelda tööotsust tehke või ostuotsust tehke või üldse kõik, mis puudutab raha, tehke peale seda oma uued algused, et siis on juba retro läbi. Ja alates 30. juunist liigub siis Jupiter lõvimärki ja teie jaoks hakkab tema paisutama ja paneb selle fookuse siis õppimisele, kirjutamisele, õpetamisele, suhtlemisele, lühireisidele, üldse selline autoreisid just eriti, kõik selline autodega seotud või ratastel nii-öelda reisimine sobib siia väga hästi, et see hakkab siin siis laienema
ja töötab väga hästi siis järgnev aasta, tavaliselt on siis aasta aega Jupiter seal uues märgis. Ehk siis igasugune suhtlemist vajav teema hakkab siin siis tooma edu. Kõik, mida te jagate, teete te oma näiteks podcast'i, mingisuguseid Facebook, neid YouTube'i kanali, kõik, kus te räägite, kus te õpetate, kus te jagate informatsiooni, kus te müüte näiteks, need asjad hakkavad siin siis laienema ja toovad edu. Siis nagu öeldud, Veenus on retroliikumises 3. oktoober kuni 14. november, et 3. oktoober kuni 25. oktoober liigub see retroveenus siis teie töö, tervise ja rutiini valdkonnas, ehk siis tööalased suhted, terviseharjumused, need küsimused tõusevad uuesti esile, kui te olete arvanud, et mingisuguse töösuhte näiteks olete ära lõpetanud, siis siin võib see uuesti tagasi tulla selleks, et te saaksite oma asjad lõplikult siis lahendatud, lõplikult ära lõpetada. Või siis avastate, et te teete rohkem, kui teile makstakse näiteks, et nende asjadega tuleb siin siis tegeleda päris kindlasti, kui te tunnete, et teile tehakse liiga, et teile makstakse vähem ja te teete kellegi teise tööd näiteks veel ja muud sellised asjad, et need asjad tuleb siis siin selgeks rääkida. Ja mis puudutab teie terviseharjumusi, rutiine, siis samamoodi tuleb need võib-olla siin üle vaadata, võib-olla liiga palju suhkrut, kuna Veenus on meil suhkruga seotud, on teie menüüs, siis tekitab see probleeme ja sunnib teid sellega ka tegelema. Et kui te olete ainult mõelnud, et ma vähendan magusakogust, siis siin tuleb hetk, kus me peame hakkama sellega näiteks päriselt tegelema. Ja siis jõuab 25. oktoober kuni 14. november retroveenus läheb kaaludesse ja fookus läheb siis lastele, romantikale, loomingule ja ehk siis tuleb siin tagasi inimene või teema, mis jäi pooleli, mis võib-olla sunnib teid uuesti seda, ma ei tea, otsust üle vaatama või nende asjadega tegelema. Et ongi vana suhe näiteks tuleb tagasi selleks, et te saaksite selle lõplikult lahendada. Mingisugused teemad, mis on seotud lastega, tulevad uuesti päevakorda, nendega tuleb siis tegeleda. Ma kindlasti ei soovitaks siin siis mingisugust uut uhket sellist puhkusereisi võib-olla planeerida, sellepärast et 5. maja on küll puhkus, aga kuna Veenus on retros, siis see tähendab, et see võib minna rohkem maksma näiteks, kui te olete alguses arvestanud. Et nende asjadega tuleb siin kindlasti ka arvestada ja uue hobiga alustamine ka näiteks ei sobi siia, et ka võib-olla läheb sinna liiga palju siis ressursse. Ja siin oli ka siis 24. oktoober kuni 13. november Merkuur retroliikumises, ehk siis igati selline ärge alustage uusi asju ja kuna Merkuur liigub siis retros ka teie töö ja tervise ja harjumuste majas, siis ilmselt on see koht, millega teil tuleb rohkem tegeleda ja uuesti asju üle vaadata, aga ma ei alustaks siin mingit päris uut töösuhet näiteks või muide, see võib olla seotud ka üürilistega, kui te tegelete üürilistega, siis seal võivad olla mingisugused teemad, mis tuleb ära lahendada. On see siis üüri suurendamine, vähendamine, sissenõudmine ja nii edasi. Selleks tuleb siis siin olla ka valmis, et igal juhul ei ole see hea aeg alustada mingeid uusi asju, päris kindlasti mitte. Siis rääkides Marsi liikumisest läbi aasta, lihtsalt sellepärast, et Marss näitab meile seda, kus me energiat lahendame või kulutame, kuhu me energiat paneme. Et kuni 23. jaanuar liigub meil Marss Kaljuvitses ja teie jaoks toob see kaasa sellise võib-olla üsna intensiivse keeruka perioodi. Olete sunnitud tegelema oma sisemiste sügavustega. Ei ole kerge aeg, võib-olla
on selline väga transformatiivne kogemus siin, et teie ego ja motivatsioon saavad siin tegelikult toitu palju sügavamatest allikatest kui tavaliselt, et tavapärased sellised pinnapealsed motivaatorid nagu ei tööta enam ja liikuma paneb mingisugune palju intensiivsem ja võimsam asi ja esile võivad tulla siis alasurutud viha, kadeduse tunded võivad olla esil, armukadedus muutub intensiivsemaks, kättemaksuiha võib tulla esile, kontrollimissoov tugevneb märgatavalt ja peamised väljakutsed ongi siis seotud sellega, et me oleme võimuvõitluses näiteks seoses raha ja varaga, päranditega, laenudega, ühisressurssidega, partneri finantsidega ja kontrolliga oluliste otsuste üle. Ehk siis tugev vajadus kontrollida olukordi inimesi enda ümber. Ja kui te püüate siin nüüd iga hinna eest domineerida või oma tahet peale suruda, siis need konfliktid on siin täiesti vältimatud. Et päris kindlasti ka seksuaalenergia on siin esil, et see seksuaalsus ei ole selline mänguline, vaid pigem selline seotud võib-olla ka mingi võimu või kontrolli teemaga. Võib siis aeg ka tugevdada intiimsust õiges suunas. Samas on risk keeruliste ja valusate suhete dünaamika tekkeks. Oluline on siin nüüd mõlema poole vajadustega arvestamine, et sellele tuleks siis keskenduda. Ja samas on sügav selline sisemise muutuse võimalus katkestada mingeid vanu või hävitavaid mustreid näiteks, vabaneda psühholoogilisest pagasist, on selline väga suur sisemise uuenemise periood, võimalus kasvada läbi kriisi veel tugevamaks ja kasutada seda jõudu siis, kui te olete valmis ausalt enda sisse vaatama näiteks, vastutust võtma oma impulsside eest, tegelemagi ebamugavate tõdedega, tegema sellist sisemist tööd, siis siin võib olla väga hea aeg transformeerumiseks ja kasutadagi siis seda aega ära. Et ei tohiks siin neid sisemisi pingeid lahendada välise kontrolli kaudu päris kindlasti, see on vale, õige on keskenduda sisemisele tööle ja enesetunnetusele. Ja kui te ei teadvusta oma nii-öelda neid sisemisi või tumedamaid tundeid, siis need kipuvad siin väljenduma destruktiivselt siis suhetes läbi väliste kriiside, impulsiivsete tegudena ja konfliktidena lähedastega. Et see kõik, kui see teie elus on, siis see tegelikult väljendab seda, et te ei teadvusta oma sisemisi tundeid ja nendega tuleks hoopiski tegeleda. Ehk siis mida siin teha, on küsida endalt ausalt, miks me midagi tahame, ehk siis teadvustada oma motiive, tunnistada oma hirme, mitte varjata neid, analüüsida oma soove, võttagi vastutust oma reaktsioonide ja impulsside eest ja suhetes vältida siis kontrollimist, anda siis ka teistele ruumi, rääkida ausalt oma tunnetest, aga siis konstruktiivselt. Ei tohiks teha olulisi otsuseid oma selliste suurte emotsioonide najal ja otsida kompromisse selle asemel, et võimuvõitluses olla siis kellegiga ja praktiliselt võiksin siis mediteerida, minna teraapiasse, suunata näiteks oma füüsilist energiat siin konstruktiivselt, näiteks ka sporti, leida loov väljund oma intensiivsetele tunnetele, pidada näiteks päevikut, et oma emotsioone jälgida. Ehk siis see on väga võimas aeg, aga väga keeruline ja nõuab väga suurt sisemist julgust ja ausust. Et see ei ole selline pealispinna käitumiseks hea või probleemide varjamiseks hea, et kui te olete valmis sügavamale minema ja tegema tõelist sisemist tööd, siis see võib tegelikult olla aeg, kus viib väga suure läbimurdeni. Oluline on mõista, et tegelik võim tuleb mitte teiste kontrollimisest, vaid enda sisemisest tugevusest ja tasakaalust. Ja see aeg õpetab teile, tõeline jõud sünnib ikkagi siis, kui te olete oma varjukülgedega rahu teinud ja oskate neid ka konstruktiivselt kasutada.
ja siis alates 23. jaanuar läheb meil Marss veevalajasse, ehk siis energia liigub hoopis õppimisele, reisimisele, maailmapildi laiendamisele, võite alustada kursusega või siis tegeleda juriidiliste teemadega, aga meil on 26. veebruar kuni 20. märts Merkuur retros, nii et arvestage sellega ka, et kui te teete reisi või õppimise otsuseid, siis arvestage sellega, et päris uude kohta ma siin ei reisiks ja kui me räägime õppimisest, et siis ma võib-olla natukene mõtleksin selle üle või siis teeksin ennem 26. veebruarit neid otsuseid. Siis 2. märts alates on meil Marss kalades ja energia läheb rohkem karjäärile, avalikkusele, tahaks rohkem tulemust, tahate võib-olla võtta rohkem vastutust karjääris, olete rohkem nähtav, aga pidage meeles siin 20. märts, kuni 20. märts on meil ikkagi veel Merkuur retros, ehk siis jällegi ma veel ei vahetaks oma karjääri ja alustaks midagi päris uut, vaid et teeksin ümber neid vanu asju ja teeks veel paremini. Siis 9. aprill läheb meil Marssi ääremärki, ehk siis teie jaoks energia läheb rohkem sõpradele, võrgustikule, ehk siis väga hea aeg näiteks ka uusi kliente otsima hakata, projektid uued, tiimid uued, ehk siis seal on see jõud. Siis 19. mai läheb meil Marss õnnimärki. Teie jaoks on siin see aeg, kus pigem taastuda, lõpetada, võtta aeg maha, minna näiteks loodusesse rohkem, mitte olla enam nii tempokalt tööga seotud ja võtta natukene aega maha ja vaiksemat tempot ja tegeleda võib-olla siis enda sisemusega, lõpetada mingeid kohustusi. Need asjad sobivad siia hästi. Siis 28. juuni alates on Marss kaksikutes, ehk siis tuleb rohkem energiat. Olete võib-olla välja mõelnud seal metsas olles või üksinda olles, mida te edasi tahate teha, kuidas te tahate teha, aga siin on meil 29. juuni alates kuni 24. juuli Merkuur retros, jah. Ehk siis tähendab see seda, et Marss annab teile küll energiat, aga ärge alustage veel päris uute asjadega kohe, vaid oodake siis kuni 24. juuli on läbi ja siis alles alustage uute asjadega. Sest et kuni 11. august on siis Marss teie märgis ja annab teile energiat. Et seal veel siis ei teeks suuri oste ja töövahetusi ja mingeid muid selliseid otsuseid. Ja 11. august läheb siis Marss vähimärki, ehk siis energia kulub siin rohkem rahale, sissetulekutele, kuludele, ka enesehinnangule. Kas te siis leiate teenimisvõimalusi juurde või siis hakkate oma kulusid piirama. Mõlemad sobivad siia, ehk siis selline võib-olla klientide leidmine, uute lisatööde otsimine sobib siia väga hästi, et siin on võimalus siis energiat panustada raha teenimisse. Siis 28. september läheb Marss meil lõvimärki. Kohe jällegi tuleb siin öelda, et Veenus oli meil ju 3. oktoober kuni 14. november retros ja Merkuur on 24. oktoober kuni 13. november retros, mis tähendab seda, et Marss küll ütleb, et jah, suhtlemine, dokumendid, läbirääkimised, lühireisid, võib-olla autoga tegelemine, need sobivad siia väga hästi ja oleks hea aeg alustada kõigega, mis on seotud suhtlemisega. Mis iganes see siis tähendab, on see mingisugune YouTube'i kanal, on see mingisugune podcast. Aga me peame arvestama siin nende retrodega, seega päris uusi asju ma siin ei soovita alustada. Et küll ümberkirjutamine ja parandamine ja täpsustamine, see sobib siia hästi.
ja võib-olla siis alustada nende asjadega alles peale 14. novembrit, sest et kuni 26. november on Marss siis teie 3. majas ja annab seda energiat siis seal suhtlemises. Ja 26. november Marss läheb Neitsisse ja energia hakkab liikuma hoopis kodupere ja võib-olla vanemate valdkonnas, hakkate remonti tegema, kolima, perega rohkem tegelema, need asjad siia sobivad. Et saate siis oma energiat panustada koju, see sobib siia väga hästi ja siis liigub meil veel Põhjasõlm, tahan selle ka ära tuua, et 27. juuli vahetuvad meil siis sõlmed ja Põhjasõlm läheb veepalaja märki, mis tähendab seda, et teie puhul alates 27. juuli, see on siis kuni aasta lõpuni, sest et on 1,5 aastat seal, edu tuleb läbi õppimise, õpetamise, maailmavaate laiendamise, reisimise, välismaaga tegelemise, uute teadmiste nii-öelda laiendamise. Sealtkaudu tuleb siis teie edu alates 27. juulist, et see on see suund, kuhu te peaksite siis püüdlema. Selline saigi siis 2026 kokkuvõte kaksikutele. Ma väga loodan, et te saite siit mõtteaineid ja kindlasti kirjutage ka kommentaaridesse, mis te sellest arvate ja mina soovin teile väga ilusat uut 26. aastat.